Täna tähistatakse ülemaailmset rahvusvahelist unepäeva, mille tõttu korraldas regionaalhaigla teabepäeva Kosutav uni, hea tervis igas vanuses. Esimeseks teemaks oli unemeditsiin ehk uneuuringud ja ravi. Tuleb välja, et aina enam on neid inimesi, kes oma uneprobleemidele just sealt abi hakkavad otsima. Unehäireid on erinevaid, võttes uneärkveloleku, rütmihäired, siis on unetus, uneaegsed hingamishäired, uneaegsed liigutushäired ja siis parasomniad. Nii et neid unehäireid on palju. Iga lapsevanem teab, et kui lapsel magama minek ees, siis tuleb nutiseadmed ära panna, sest need rikuvad unekvaliteeti. Aga tegelikkuses on meil juba olemas terve rida tehnoloogia võimalusi, mida saab unekvaliteedi parandamiseks kasutada, sealhulgas ka nutitelefonide äpid. Nutiseadmete rakendused on näiteks sellised väga lihtsad rakendused, kus kohas ongi siis selline magama jäämise stimulatsioon olemas. Parem võib-olla öelda isegi uinumise stimulatsioon, mis siis paneb käima mingid rahustavad helid, näiteks valge müra, roosa müra või siis mõned looduslikud helid, mis genereeritakse juhuslikult ja siis rakendus jälgib, et kas te olete juba uinunud ja kui te olete uinunud, kui see seade tuvastab, et te olete uinunud, siis ta paneb selle stimulatsiooni siis seisma. Unehäirete sagedaseks põhjuseks on ka ärevusirm ja depressioon. Kõiki neid 3 seisundit saab aga ise ennetada, tehes endale selgeks lihtsa retsepti hea une väärtustamiseks. Kui vaadata, et kuidas inimene hakkab ise ennast aitama uneprobleemide korral, siis ta tahab kõigepealt lihtsaid retsepte. Üks on võimalus vaadata see ööpäev üle. 8 tundi magamist, 8 tundi kohustusi. Ja siis jääb viimane 8, mis peaks olema puutumatu. See annab elule mõtte, see on naudingud, see on sport, sõbrad, ma ei tea, arvuti, kõik, mida inimene tahab teha. Aga mis juhtub, kui me hakkame röövima seda naudingute osa ja kas siis unele või kohustustele, siis me ühel hetkel tunneme ennast stressis, meil on kehva olla ja selle tasakaalu juures siis unega tuletatakse meelde, et pane uni paika, siis näed, et kohustusi ja naudinguid peaks olema võrdselt ja sa tunned ennast jällegi paremini. Lihtne valem, mida järgides saab oluliselt mõjutada oma elukvaliteeti. Hetkel levinud ületöötamine kas une või kvaliteetaja arvelt rikub varem või hiljem tervise ja kindlasti ei tee see õnnelikuks.